Pulmalaud on kaetud, catering on peaaegu täiuslik, aga tordist pole me täna veel sõnagi rääkinud. Olga, kuidas pruutpaar leiab endale selle õige ideaalse tordi? See oleneb, kui tähtis see tort tegelikult pruutpaarile. Mõnedele on väga tähtis peaaegu nagu pruudikleit või sõrmused. Mõnedele ei ole nii tähtis. No selle peal otsustakse, kui suur eelarve eeldatakse selle tordi jaoks. Siis kui see on otsustatud, siis tuleb võtta ühendust sobiva pagariääriga. Ja siis koos kondiitriga otsustatakse siis, mis sisuga tort, mis maitsega tort või päris mitu maitset panna kokku. Näiteks kui mitmekorruseline tort. Tordid näevad välja nii uhked ja suursugused. Kuidas tagada see, et see transport siia ka turvaline oleks või näiteks suvisel ajal, kui on palav, et tordiga midagi ei juhtuks? Kindlasti tordi tellimis peab arvestama selle hooaega, millal see pulm toimub. Suvel igatahes peaks arvestama sellega, et need kerged ja õrnad sisud võivad sulada ja sisutort on rikutud ja kindlasti peab arvestama sellega, et juurde tuleb see külmi kaudu transport. Ja näiteks meie transporteerime oma pulmatorte ise. Kuna pulmad on väga tähtis päev, ei tahaks, et see oleks rikutud sellega, et pulmatordi asemel klient saab, ma ei tea, mis sulanud massi oma pulmadele. Et see on oluline, seda peab arvestama. Ja talvel on muidugi kergem ja valik on suurem ja neid kondiitriärid ja pagariärid ei ole nii kinnid ka, et meil on näiteks juuli ja augustikuu on praegu täis. Mis puudutab kujundus, siis tänapäevased võimalused ja tehnikad lubavad kaasata disaini ja kujundusi sisse näiteks pruudi kleidi elemente ja kutsede, nagu selle tordi peal näiteks me panime seda ilusäärt, mis klapib selle kutse paelaga.